Ei, seda küll sisse ei seeta. Stuudio, jau. Jau. Nii, teiega on stuudios jälle Einar ja Tom. Mina siin. Ja mina siin. Ja räägime teile maailmast. Nii nagu on. Nii nagu need on. Ja nii on. Ja pange kindlasti likeige, share'ige, jagage, rääkige tuttavatele sõpradele. Stuudio. Parim huumor. Just meilt. Parima raha eest, kui te leiate sama raha eest panema huumoris, me maksame vahe kinni. Stuudio. Jah, alustame siis saatega ja räägime asjadest. Esimene uudis siis järgmine, et mehed söövad rohkem pizzat, kui nad üritavad naistele muljet avaldada. Ja vastab täiesti tõele, ma ise, kuna ma ise töötan asutuses, kus tehakse pitsasid, siis ma näen seda pidevalt. Ja sa oled juures käinud. Tulevad mehed, kes üritavad naisel muljet avaldada, tellivad perepitsa ja söövad seda ära. Üksinda ära ja naine vaatab vahetades pealt nii mees. Ja kui sa oled minu juures käinud, eks? No need karbivirnad, pitsakarbivirnad, sul käib ilmselt väga palju naisi külas. Tõsi ta on. Vaevalt, et sul kõht tühine. Ja Cornelli ülikool siis viis läbi uuringu, mis siis tõestas, et mehed söövad 93% rohkem pizzat, kui nad üritavad naiste rahvast edam muljet. Ma tahaks nagu teada, et kes need uuringud kinni maksab ja milleks on vaja selliseid uuringuid teha üldse? Ja ma ei kujuta ette üldse, kuidas nad seda uuringut nagu läbi viisid. Ma ei absoluutselt. Et kas nad panid nagu 2 inimest ühte tuppa, vaata, üks oli mees, üks oli naine. Ja siis pizza laua peale. Ja kumb ära rohkem sõis ja üritas rohkem muljet avaldada? Ei. Aga panid alguses nagu mitte nii veetleva naiste rahva. Siis vaatasid, palju mees pizzat sööb. Siis panid pärast modelli ja siis vaatasid, et siis vitsutas kõik ära. Läks terve sektorid, seal oli 8 sektorit, mida rohkem sektorid oli söödud. Ja kusjuures siin ei ole nagu täpsustatud, et milliseid pitsasid, ehk siis ma arvan, et olenemata naisest, olenemata pizzast. Aga selline ongi siis nagu esimene teema, et kas on veel sõnu selle kohta? Tähendab, sõnu ei ole. See on... Võtab sõnatuks, aga samas tegelikult see on tõsi. Sest ma olen ise täheldanud oma pizza tarbimise nagu kasvu ja. Sellest hetkest, kui sa hakkasid suhtlema naiste rahvastega. Tõsi. Ja sellepärast kaalutsiga 128 kilo. Kes ei tea, siis Tom on väga suur ülekaaluline meesterahvas. Tõsi ta on. Ja nagu eelmine saadet räägitudki sai, siis on see ka mitte tõsi, sest ma olen hoopis täiesti vihases. Et kuulejad teadke seda. Siia otsa kohe, kiirelt, järgmine uudis. Nii. 1/5 lapsest usub kõike, mida Google neile ütleb. Mitmes sina oled? Mina olengi 5. Mina olen 4. Ma pidevalt Googledan asju. 12 kuni 15 aasta vanuse vahes siis lapsed usuvad kõike, mis Google'ist vastuseks tuleb. Ja nii ongi. Isegi siis, kui need vastused on uudised või mitte uudised, vaid reklaamid ja selgelt on reklaami peal kirjas, et tegemist on reklaamiga, siis lapsed usuvad seda. Ehk siis kui... No lapsed on rumalad ka. No jah, eriti 8 kuni 15 aasta. Kui nad kasvavad, siis nad lähevad targemaks selleks. Ja, mul oli sama teema. Ma sündisin, ma ei osanud rääkidagi. Kusjuures mul oli sama teema, mul oli selles suhtes eriti putsis, ma ei osanud käiagi ja ma lasin pidevalt püksi. Ja. Fekaali, uriini. Midagi oli veel. Ja isegi oksendasin kogu aeg. Püksi enda. Igale pool. Miks? Ma olin laps. Ma olin väike laps ja mul oli 2 korda kopsupõletik. Ja mul oli... Aga sellest pikemalt meie meditsiini hulgas. Meditsiini erisaade tuleb. Ilmub ükskõik millisel päeval, hoidke kõrvad kikis, võib-olla ilmu üldse. Detsembris arvatavasti, kui see külma hooaeg peale tuleb, siis on kõige õigem see nurk meil sisse võtta. Aga nüüd siis räägi teemast lähemalt. Nii, ja meie järgmine teema siis on siis selline. Järgmine teema. Rolf Roosalu sattus Islandil eluohtlik olukorda. Rolfikene. Huvitav, kas ta, mis sa arvad, mis see olla võis?
ma arvan, et ta rippus mingisuguse kalju ääre küljes ühe käega ainult, võib-olla ühe sõrmega isegi ja all olid lõvid ja alligaatorid. Jaa, kindlasti ja põlevad tulerõngad. Ja ise ka põles. Ja ise ka, kalju ka põles. Nii, ühesõnaga Rolf Roosalu rääkis hiljuti antud intervjuus, kuidas oleks Islandil ääre pealt auto õnnestus sattunud. Hoopis autol oleks. Issand, auto õnnestus sattunud. Kindlasti ületas kiirust jalakäijana ja läks autole jäänud. Ja läks liiga ootamatult tee peale, kus sõitis temale vastu auto, mis oli põles ja seal sees olid alligaatorid ja lõvid, kes põlesid. See võib täitsa olla. Ma tean neid Islandil, ma olen kuulnud neid lugusid. Ma arvan, et on. Räägi edasi. Nii, sündmus leidis aset nädal enne saate Su nägu kõlab tuttavalt, mille Rolf ka võitis. Eetrisse minekut vahendab kroonika. Nii. Rolf oli koos õe Kaiaga sõitmas autoga ühel mäel, kui kaotas järsus kurvis kiilas ja tõttu auto üle kontrolli. Kuigi lauljal õnnestus viimasel hetkel auto kontrolli alla saada, ütles Rolf peale juhtunud tõde õele. Sündisime täna uuesti. Väga dramaatiline. See on nagu filmist kuskilt. Siis teine asi see, et oota, mis see toimus enne seda, kui see saade oli nägu kõlas tuttavalt, jah? Nädal enne su saate Nägu kõlab tuttavalt, mille Rolf ka võitis eetrisse minekut, vahendab ajakiri Kroonika. Ehk siis ma arvan, et äsja sündinud Rolf oli samamoodi laulja nagu ka see Rolf, kes nii-öelda siis suri. Ja ma arvan, et see värske uus sünd andis talle jõudu, et see saade võita. Jah. Ja kindlasti andis talle ka jõudu, et kõik järgmised saated võita. Elagu Rolf Roosalu. Igavesti ja alati. Oota, aga räägi sellest, et mis nad siis see ei kõla nagu sellest, et sattus ohtliku olukord, et ta oleks teinud avarii. Mina näiteks eile tegin avarii autoga. Kuidas oli? Päris jube oli. Kas kui kõik läbi oli, kas sa kavatsid oma kõrvalistujad otsa ütlesid? Ma sündisin täna uuesti. Kusjuures ei tulnud jutuks. ei tulnud kuidagi jutuks, jah. et noh, aga kindlasti kavatsen ma koju minna. Ja kindlasti mainid ära selle. Et kuule, ma sündisin eile. Tegelikult, no jah, selles suhtes kamon, ma tegin oma riga, mul ei olnud sellist mõtet, ma nüüd sündisin täna uuesti, sest aga mis sa mõtlesid? Algul mõtlesin küll, et no nüüd on putsis, nüüd on vittus, kui auto käest läks, lihtsalt saad aru. Aga siis niimoodi sujuvalt, lihtsalt rooliga ja olingi kraavis. Ja kuidas siis oli, alguses oli nagu hea meel, et surma ei saanud või? Ei no muidugi oli, alguses oli lihtsalt siuke šokk, vaata täpselt ei tea ja kuna tegemist oli minu autoga, siis teeb asja see veel hullemaks ja dramaatilisem. Mida see autoomanik siis ütles? Autoomanik on väga mõistlik inimene. Ta ütles, et ikka juhtub, looduse vastu ei saa, mis on vägagi õige. Peaks ka teiste autodega sõitma. Paistab, et tasub ära. Ei, selles suhtes jah. Nii, vaata hindu, tuntud räppar tegi unistuse teoks ja lõi oma kanepi toodete brändi. No mis sa arvad, kes võis olla see räppar? Ma arvan, et see räppar oli Wild Disease. Täpselt nii, Wild Disease lõi oma kanepi toodete brändi called Wild Disease. Lõi oma kanepi toodete brändi Wild Disease. Ei, kui tegelikult on tegemist kelle muuga kui Snoop, Dog, Lion, whatever. Kusjuures ma olen hästi palju mõelnud, et ei tea, kas Snoop, Dog, Lion on kuidagi sugulussidemes ka Lea Tali Lioniga, keda varasemalt tunti Lea Liikmaa nime all. No, sama nimi järelikult on. Ma arvan, et nad lihtsalt tegid sama asja. Kindlasti. Kivi. Nii, aga uudisest lähemalt. Samal ajal, kui meile Eestis käib debatt, kas kanepi legaliseerida või mitte, on USA's turul tulnud esimene kanepitoodete sari. Selle loojaks on üks riigi tuntumaid kanepi austajaid ja eestkõnelejaid räppar Snoop Doggy Dogg, kirjutab Celebrity Network. Oligi nii kirjas, et Snoop Doggy Dogg. Ei noh, ma arvan, et mingi tiitli peaks talle ikkagi veel andma. Nagu panen ühe dogi juurde. Panen ühe dogi juurde. Snoop Doggy Dogg, nii, marihuana kultuuri eestvedaja Snoop Doggy tootete seeria Leaves by Snoop. Sounds fancy.
mul oleks Valti siis oleks ikka parem nimi olnud. Yeah, definitely. Nii, seeriast võib leida erinevaid šokolaaditooteid, komme, kummikomme ning närimiskumme. Seal on ka 8 erinevat liiki marihuanat, mil maitsed nagu Northern Lights, Blueberry Dream, Kalikash ja nii edasi. Neid müüakse pakendatud kujul 3 erinevas kaalus. Tavahind $13 gramm. What? $40 3,5 grammi. Brändi avapidu toimus nädala eest ning huvi toote vastu on suur. 31. päeva jooksul müüb see eksklusiivselt vaid Colorados asuvas marihuana kett Live Well. Pärast seda saavad selle lettidele võtta ka teised müüjad. Nii, mida ennustatakse Snoopi brändile siis tulevikus? Ekspertide sõnul on tegu valitsustootega, mida ta saab turundada. Mis sa arvad sellest teemast? Ma arvan, et selles suhtes, et inimene on saanud käe sisse siis turule, ilmselt see teema müüb, on ju? Teema müüb ja teema toob ja teema on. Jah, et ei no muidugi arvata oli, positiivne, et varem või hiljem, see tundus nagu isegi, see tundus nagu loogiline, et midagi sellist mingi hetk teeb. Tõsi? See ei ole nagu uudis. No selles suhtes, et ma arvan, et imelik oleks, kui ta ei oleks seda teinud nüüd juba nii vanana kui härra siis Doggy Dog on, Doggy Dog on tuntud ju selle poolest, et ta on üks suuremaid kanepi uurijaid maailmas. Kindlasti. Kes siis ei karda ta on üks pikim käimas olev kanepi eksperiment. Ja ta ei karda nagu ise ka teadlasena enda kallal katsetada. No, mis on eriti auväärt. Tihtilugu peavad teadlased ohverdama. No kellega teadlastel ei ole tihtilugu sõprugi. Kes ikka tahab? Aga ma arvan, nohikud, jah. Ma arvan, et nüüd härra siis Doggy Dog ma arvan, et nüüd siis härra Doggy Dog saab endale päris suurel hulgal sõpru pärast seda, kui ta selle toote nagu et kui ta suudab seda tõesti toota ja müüa sellises koguses nagu on nõudlus, siis ma arvan, et me räägime järgmisest Bill Gatesist. Nõudlust on. Ameerikas on järjest osariike legaliseerivad seda kanepit ja miks nad ka ei peaks. Kanep on väga hea köiematerjal absoluutselt, no kurat, ja kellel ei ole vaja korralikku köit. Tänapäeva maailmas laenud üks hetk viskavad, tead. Sa hakkad köit müüma. Ei, sa teed köie, sa saad ennast kuskil ise üles riputada. Jah, näitamiseks ja siis sa saad inimestelt raha ja. Näed, vaata kui hea köis mul on. Panga võlglane. Ei, vaata kui hea köis mul on, kannab mind ja värki ja osta köis ära. Kavatsin kanepit. Okei, aga ei. Respekt, Snoop Doggy Dog. Absoluutselt. Aga ma ei saa aru, kas need siis kirjas oli šokolaaditooted, komme, kummikomme ning närimiskumme, kas see kõik siis sisaldab kanepit? No jah, ma arvan, jah, selles suhtes, et ma ei tea, müün popsu tooteid, üheski popsu sees ei ole. Ei no, aga võib-olla see ongi vaata nagu kuskil manšik, kõik teavad, et peale kanepi tarbimist tuleb väga suur. Tahaks närida midagi, mis on veel kanep. Just. Sul on manši ja siis sööd, aga üle ei lähe mida. Sellest täiesti geniaalne idee ju. Selles suhtes, et see nagu toodab ise oma nõudlust, vaata. Inimene sööb, tahab veel rohkem süüa, sööb, tahab veel rohkem süüa. Ja lõpuks läheb lõhki. Läheb lõhki tema seede kulgla no, ning ta võib vajada operatsiooni. Jah. Ja seal seisab Snoop Dogg skalpelli ja maskiga. I'm here for the trap. Oh, Doggy Dog. Snoop Doggy Dog. Tead üldse mõndada laulu peaaegu peast või? Sõnu ei tea, vaatad tea. Sensual seduction. Sõnu ei tea, vaatad tea, siis on näiteks Tupaciga koos, mis nad tegid. Jaa, ma tean seda videole. Amerikas Most Wanted. Videole pette, aga lugu ei... Ta või pane järgmine teema. No nii, Heinz, talv on tulemas. Nii. Kuidas sina valmistud talveks? Mis seal ikka? Käin, viin pähkleid ja seeni
endale koopasse. aga ja mina näiteks kogun raha, et puid osta ahju alla. aga kogu parem puid. Siis jah, tuleb odavam. tuleb mõistlikum kuidagi. Ei, aga tegelikult inimesed valmistuvad mitmed moodi ja vastu talve seisavad siis lambakasvatajad sõjatandril ja valmistuvad huntide suuremaks rünnakuks. Sedasi kirjutab meile Maaleht, kes siis täpsustab, et kuna katku tõttu on metsigade arv kõvasti kahanenud, võivad hundid hakata rohkem lambaid murdma. Selle ennetamiseks saavad kasvatajad riigi toel aedu rajada ja karjakoeri soetada. Ehk siis Eesti riik maksab siis meie väärtustatud lambakasvatajatele raha, et nad ostaksid endale rohkem karjakoeri, et kaitsta endid siis huntide rünnakute eest. Mis sa arvad, kas kui lambakasvatajad on ette võetud, kas võib olla ohtu ka huntidelt meile endile, inimestele? Ma arvan küll, kuna nad pole sigu ammu saanud, et nad on sunnitud lammaste peale üle minema, siis kes saab meile garanteeritud üks hetk? Ei ole ka meie need, sest me oleme ise ka küllaltki lambad ikka kõik. Vähemalt tänapäeva ühiskond on täis lambaid, pimedaid lambaid. Eriti just Eestis on see probleem, ma arvan. Jah. Nii et inimesed, kes te elate metsarajoonides, vaadake ette. Pange uksed lukku ja kaardinad ette. Ja lambad pige lauta. Ja, mitte ärge hoidke neid elutoas, nagu seda seni võib-olla olete teinud. Nad meelitavad hunte kohale, nende lõhn. Ja kui lambaga ollakse ühel pool, siis hundid võtavad teid järgmisena ette ja ma arvan, et see ei ole meeldiv. Aga nüüd ütleme, et huvitav, reaalselt, kui sa oled nagu lambakasvataja, kuidas sina nagu valmistuksid ette, et nüüd hundid tulevad ja ongi? Kuidas ma valmistuksin ette, et hundid tulevad, kui ma oleksin lambakasvataja? Jah. Ma näiteks ei viiks neid väga välja. Aga kus sa neid hoiad? Laudas. Aga samas neil tuleb vill peal, neil on soe. Et kui ma oleksin lambakasvataja, siis ma ei oleks, ma ei tea, mida teha. Ausalt lambakasvatajad, respekt. Mul ei ole aimu, mida teha. Aga ma ei tea, ma palkaks mingi venna ja annaks talle relva ja vaata. No huvitav, et nagu ostetakse neid lambakoeri juurde ja karjakoeri tähendab. Nii. Aga miks mitte palgata snaipreid? Täpselt. Sa saad ju, sest kõik teavad, et ühe karjakoera hind on võrreldav ühe snaiperi kuupalgaga. Jah, et selle asemel, et osta 10 koera osta endale 10 snaiperit. Või 2 snaiperit 5 kuuks. Ka lahendus, jah. Et lasad istuvad seal lauda katusel ja valvavad hunte. Jah. 2 snaiperit, siis on hea, nad saavad juttu ka ajada. Ja järgmine on siis Maalehe uudis, kuidas suitsetavat naabrit korrale kutsuda. Mida sa teeksid, Ents, kui sul on naabrimees, kes suitsetab meeletult? Teil 2 suitsetaja, mida sa teed? Ma ei tee mitte midagi. Lihtsalt kannatad ära? Kui ta on mu naaber, mis so what, mul on korteri uks kinni. Mul on hästi ventileeritud korter. Aga oletame, et see suits nüüd tuleb sealt naabrimehe ukse alt. No siis ma lähen tema juurde, ütlen talle, et kuule, naabrimees, ära suitseta nii palju, näiteks. Aga kas ei ole nagu midagi nagu loomingulisemalt ette võtta? Ma ei viitsi isegi seda uudist lugeda. Aga ma arvan, et me võiksime lihtsalt võtta selle nagu enda ülesandeks, et midagi väga loomingulist. Absoluutselt, ma arvan, et midagi loomingulist. Ma näiteks läheksin talle külla ja öösel, kui ta magab. Jääksid tema juurde ööseks? Ei. Ma läheksin tema juurde ja öösel, kui ta magab. Lõikaksin ma ta lume pealt kõri läbi. Ja ei ole naabrimeest, ei ole probleemi. Aga oota, sa ütlesid, et sa ei, see oli kuule, see oli kvaliteet must huumor. Ei, aga kallid kuulajad, võtke teadmiseks, et ka see on variant.
kuid siiski me soovitame seda mitte proovida, ei propageeri vägivalda, ei propageeri sünnitust ega aborti. jah. Aga kuidas sa lahendasid selle probleemi selle naabrimehega, kes kogu aeg kurat suitsetab ja see hais tuleb sulle korterisse? Ma arvan, et ma käiksin teil külas mitu korda, näiteks teed joomas või suhkurt laenamas. Tegelikult suhkurt laenamine ei sobi, sest et see peab olema mingi selline põhjus, nagu et ma saaksin sinna tuppa sisse. Ja nüüd sellised kohad, kus on võimalik, ma peidaksin sinna midagi, mis haiseb nagu eriti vänget. Niimoodi, et see naabrimees lihtsalt ei saaks elada enam seal ja koliks välja. Süstemaatiliselt viiksid sinna erinevaid tükke, siis roiskuvad liha näiteks, kala, muna. Tooteid, muna. Kusjuures ma tean, üks lugu on, üks tuttav rääkis, kuidas tal isa oli ehitaja. Ja nad... Oli? Miks ta enam ei ole? Ma ei tea, mis hakkaks elektriga. Reaalselt nagu. Okei. Ei nüüd ikka juhtub. Ega üks ameti istub, võtta teine. Jumal küll. Et ta oli ehitaja ja nad panid mingit laudpõrandat või midagi, mingi teema oli sellega või mingit põrandat. Ja siis see inimene, nad tegid nagu üldiselt seal korteris mingit remonti ja ehitasid ja möllasid. Ja siis see inimene, kes nad nagu palkas, see ei olnud nõus neile nagu maksma. Ja siis enne kui nad need põrandalauad sinna paika panid, siis nad võtsid munad, kanamunad ja panid sinna põrandalaudade alla, lõid need katki, laks ja kuskil Soomes, ma eeldan, ma ei tea tegelikult kus, võib-olla ka Viljandis, aga on keegi, kelle põrandaalune on täis mädanevaid mune. Ja ta kogu aeg tunneb mingit jälka haisu, mõtleb, kurat, kus see tuleb? Kusjuures ma kujutan ette, kuidas see võib olla, et iga aastaga see laudpõrand väsib, hakkab kriuksuma. Ja nüüd, kui inimene astub selle laua peale, siis mõni laud nagu tõmbab veits kumeramaks, siis tuleb siuke lihtsalt üles selle munakat, mädamunakat. Jaa, aga samas ma arvan, et see sisu vist ei kujutagi ette, milline näeb välja üks aastavanune mädamuna. Ma ei kujuta. Kusjuures võib olla küll, et ta tõesti enam ei haisegi. Jah, täitsa vabalt. Aasta aega. Ma arvan, et kõik niiskus lähetust välja. Ma arvan, et see on üks eksperiment, mida ma arvan stuudio peaks läbi viima. Ehk siis, kui me oma järgmise kontorihoone ehitame, siis lasemegi ehitajate seinad, kõik pilgeni, soojustuse asemel pange mune. Kusjuures tead, mis on jumala hea mõte. Näiteks meil on soojustuseks munakarbid, aga käsimegi ehitajatel panna sihilikult katkiseid mune endale põranda alla. Nii et kui me ei maksa neile, siis nad ei pane neid mune sinna alla. Kättemaksuks. I didn't understand. No. Ei, aga kindlasti jah, see läheks läbi. Ma arvan küll. Aga selles suhtes, et võib-olla siis see korteri omanik, kellel siis see laudpõrand seal oli, et ta elas ja ei saanudki teada, et tal on mädanenud munad seal põranda all. Eks nende kättemaks ei kole üürikeseks. Kole üürikeseks, ma arvan küll. Et see oli võib-olla natukene läbimõtlematu plaan, et füüsikat ja peaks natuke tundma siin ja võib-olla tavalist keemiat. Või jah. Või siis mädamuna aegumisprotsesse. Huisnimp. Aga mis veel? Mis veel? Igatahes tore lugu oli. Tore lugu, aitäh, et sa jagasid meiega, meie kuulajatega kindlasti kõik on vaimustuses, kodudes on järgmine teema. Aga tead, ma arvan, et aitab tänaseks. Arvad, et aitab? Jaa, sest et aga kallid kuulejad, ärge muretsege, järgmine teisipäev oleme me jälle teiega stuudios Eins ja Tom. Ja võib-olla on Vigala sass ka nagu ennist lubatud. Eins ja Tom võib-olla on Vigala sass. Ja nende sõnade pealt me lõpetamegi täna. Absoluutselt, püsige lainel, püsige kained. Ehk siis tegelikult tänaseks te võite lainelt ära minna, aga järgmiseks teisipäevaks olge tagasi. Jagage, share'ige, likeige, kommenteerige kindlasti, võib-olla esitakski mingi küsimuse, et mida need inimesed saaksid vastata seal kommentaariumis. Kui on meri hülge hall,
siis mis hall on 50, milline ta on 50 halli variandit, milline hall ta neist on? Ehk siis see oleks üks küsimustest ja esitame igaks üks teise ka, et võib-olla mõni kuulaja saab aru, mida me küsime, siis ta saab sellele ka paremini vastata. Kuidas ehitada toimivat käsirelva kodustest vahenditest? Lihtsalt, et oleks hea teada, aga tegelikult ma arvan, et meie küsimus võiks olla selline. Kuidas teie maksaksite kätte ebaõiglasele, ma ei tea siis, tööandjale või inimesele, kelle käest peaks tulema teie palk, aga mingil põhjusel ei tule? Ja, mida loomingulisem idee, seda parem. Seda parem. Ja auhinnafond on 100 000 eurot. Tegelikult auhinna... Miinus maksud on meie firma poolt, need on kõrged, kätte jääb labane 4 eurot. Ja 4 eurot läheb jagamisele siis kõikide vastanute vahel. Kõikide vastanute vahel. Et proovige asi 4 inimese piir jätta, kui te tahate. Ma arvan, et stuudio kuulajate seas ei ole see probleemiks. Ei ole. Pigem on probleemiks, et 4 inimest kuulavad. 4 inimest leida, kes kuulab. Ega raha jagamine ei ole probleem on inimesed leida, kes kuulaks ja võtaks. Ei, aga tegelikult oli tore, et meid kuulasite järgmise korrani. Ja. Lõpp, finito.